9. klassi õpilased kirjutasid täna luuletusi, nii-öelda Diamante poems ehk diamante luuletusi. Ma lubasin ka siin nimisõna, ehk siis see käib niimoodi, et kõigepealt tuli siis nimisõna kirjutada, siis järgmisele reale 2 omadussõna, siis 3 tegusõna, siis 4 nimisõna, 3 tegusõna, 2 omadussõna ja lõpeb jälle nimisõnaga. Ma lubasin nende nimisõnade asemel ka nimesid kasutada. Et näiteks see võis siis olla kas mingi loom, mõni koht, mingi asi, aga lubasin ka siis inimese kohta või riigi. Üks õpilane kirjutas Läti kohta näiteks. Andsin ka näite ette. Siin oli üks kassipoja kohta kirjutatud. Ja ma ütleks, et õpilased kirjutasid väga huvitavaid luuletusi. Et igaüks tundus, et lähtus oma huvidest, ka hobidest. Siin üks õpilane näiteks kirjutas joonistamise kohta, et talle väga meeldib joonistada. Üks spordipoiss kirjutas siis korvpalli kohta. Siin on arvutimängu kohta, jõulude talve kohta, vee kohta. Et väga ilusti tuli õpilastel välja, väga loovalt kirjutasid.